Tere hommikust, ilusat esmaspäeva, mina olen Maria Pallusalu aiast ja täna on teemaks siis sibulilled, millal neid istutada, millal alustada istutamisega, millal lõpetada ja miks neid üldse istutada. Ma räägin veel siia juurde ka kergelt, et kuidas neid istutada ja mis siis nende väljavõtmisega tegelikult lugu on, sest et selle kohta on mulle hästi palju küsimusi tulnud. Et kuidas välja võtta, millal välja võtta, miks välja võtta, kas üldse peab välja võtma ja selle kohta ma siis räägin ka lühidalt, kuidas siis see asi tegelikult on. Et tegelikult istutamisega võid alustada kohe siis, kui sibulillede pealsed on siis koltunud, kui nad on lasknud need pealsed lahti sibula küljest. Ehk siis alustada võib juba tegelikult augustikuus. Kui väga vaja, võid ka varem seda teha. Aga üldiselt on nii, et kui sa poest ostad uusi sibulaid, siis võid need ka kohe maha istutada, et ei pea väga ootama nüüd mingit ideaalset aega. Ja augustikuus siis võid alustada, praegu on septembrikuu, võid vabalt istutada, oktoobrikuus võid vabalt istutada. Sa võid istutada neid sibulaid nii kaua maha, kuni sul labidas maasse läheb, ehk siis maa ei ole külmunud. Et nii kaua võid neid istutada, et meie oleme isegi istutanud lumega tulpe nad sisse maha. Et peaasi, et nad siis enne kevadet maha saavad. Kuigi meil endal on juhtunud ka sellist asja, et me oleme alles aprillikuus istutanud, kui me oleme leidnud kuskilt aidast veel kassitäie sibulaid, mis on jäänud lihtsalt kahe silma vahele. Et see ei ole väga optimaalne variant, sellepärast, et sibulad lähevad hallitama ja hakkavad juba siis kasvama. Ja et see ei ole tegelikult ideaalne variant, aga need sibulad jäid täitsa ellu ja hakkasid meil kasvama. Vot. Miks siis üldse sibulaid istutatakse on see, et pikendada siis õitsemisaspekti, kas siis kevadel, sügisel, suvel, anda lisaõitsemist siis püsilille peenrasse. Et siin ma näitan praegu sügislilli, ühed on siin topeltõiega lausa, mis praegu õitsevad, sügiskrookused alustavad õitsemist. Et need on siis sellised taimed, mis näiteks sügisel nüüd õitsemist veel pikendavad. Isegi on krookuseid, mis talvel õitsevad, jaanuarikuus õitsevad meil aias näiteks. Ja kevadel siis alustavad krookused, lumikellukesed, lumekupud, märtsikellukesed. Edasi siis lähevad juba kõik tulbid, nartsissid ja suve poole varasuvisesse aega siis erinevad dekoratiivsed laugud. Ka suvel on hästi palju erinevaid lauke, mis tegelikult õitsevad ja siis seda huvitavat õite aspekti siis peenrasse juurde toovad. Et kindlasti tasub sibulilledega omal siis seda aeda nii-öelda rikastada ja õitsemist huvitavamaks muuta. Ja eriti head on muidugi sellised püsililled, need sibulilled, mis siis ei vaja välja võtmist, et on tegelikult ka sibulilli, mida saad sa peenrasse istutada suveks ja mille sa siis pead välja võtma või mis siis ära külmuvad, kui sa nad sisse jätad. Aga kõige paremad ongi siis sellised sibulilled, mida sa ei pea ekstra hakkama välja võtma. Ma räägiks nüüd nendest tulpidest, et meil on aias, kes on käinud meie aias, see teab kevadel, et meil on päris palju sibulilli kevadel õitsevad tulbid, nartsissid ja nendega on niimoodi, et meie neid välja ei võta. Ja kuidas see on võimalik? Tegelikult on niimoodi, et tulp peaks välja võtma ja eriti peaks just välja võtma selliseid tulpe, mis on hästi eriliselt aretatud, kas siis papagoitulbid, täidisõielised tulbid, sellised, millel on siis eri vigurid juba küljes. Mida ei pea siis välja võtma, on Darwin hübriidtulbid ja metsikud tulbid, ehk looduslikud tulbiliigid, mida ei pea ekstra välja võtma. Aga mida siis saab teha? Me ei võta ju tegelikult ka neid teisi välja, mis meil siin aias on, et meil on peale Darwin hübriididega teisi tulpe, on siin hästi palju täidisõielisi
on isegi mõned papagoitulbid, et papagoitulbid on sellised õrnemad. Et kuidas me siis saame nii teha, et me ei võta neid välja? Ja miks me ei võta neid välja? Sellepärast ei võta välja, et see on nii töömahukas, et me lihtsalt ei suuda seda selle suure ala peal teha. Kuidas siis saab nii teha, et nad sisse jäävad ja nad hakkavad siis ka järgmisel aastal õitsema? Tulpidel on see väga oluline, et nad saavad piisavalt väetist, et väetamine on väga oluline, et nad hakkaksid siis järgmisel aastal õitsema ja et sa ei peaks neid siis vahepeal välja võtma. Et kindlasti väetada tuleks kanasõnnikuga. Meie väetame mineraalväetisega veel lisaks ja siis vedelväetisega, et need 3 väetise liiki on hästi olulised, mida peab siis kasutama, et tulp oleks ilus tugev, õitseks igal aastal, et teda ei peaks iga aasta siis hakkama välja võtma. Et mineraalväetist paneme kuskil sellisel ajal, kui tulbi pealsed on kuskil 2 sentimeetri pikkused ja vedelväetisega kastame siis, kui tulbi pealsed on 5–7 sentimeetrised. Et seal peab kindlasti jälgima, et kui sa vedelväetist paned, et maa oleks sulanud, muidu ei ole sellest väetisest kasu, et muidu ta voolab lihtsalt kuhugi ära. Vot. Ja kui sa neid tulpe nartsisse näiteks kujunduses kasutad, siis kasuta pigem suuremaid laike, mitte nüüd 10 kaupa ühte kohta, vaid ikkagi kümnete kaupa, 100 kaupa ühte kohta, et ta jääks ilusa suure laiguna, siis ta mõjub ilusamalt, rahulikumalt, siis ta ei ole selline kirju sul see peenar. Vot. Kas kellelgi on mingeid küsimusi sibulillede kohta, millest ma siin rääkisin, äkki midagi vahele, äkki keegi tahab midagi teada? Ma vaatan, et 13 inimest praegu otse vaatavad mind. Kas on mingeid küsimusi sibulillede teemal? Et julgelt küsige siia kommentaaridesse ka pärast, kui ma selle video ära lõpetan, et siis ma kindlasti hea meelega vastan neile küsimustele. Siis saavad teised ka rohkem teada sibulillede kohta, sest et praegu on juba väga hea aeg neid istutada. Ja kui sul on näiteks nii, et sa saad need sibulad alles jaanuarikuus, kui maa on juba külmanud, siis sa võid enne maa külmamist ehk siis kuskil novembris-detsembris selle maa-ala ära katta näiteks talvekangaga, et ta ei külmaks läbi. Või siis paned peale paksu lehekihi, siis see maa ei külma läbi ja siis sa saad ka näiteks jaanuarikuus neid sibulaid veel maha istutada. Ja siis paned selle talvekanga või leheteki sinna uuesti peale ja ongi kõik. Liidia küsib, kas me sügisel väetame ja millal kanasõnnik. Et sügisel sibulilli me ei väeta, sest et enamus sibulilli on sügisel puhkefaasis ja no, ütleme nii, et nad kasvatavad juuri, ja? Aga me neid ei väeta sügisel. Et kanasõnnikut me paneme ka kevadel. Et kevadel, kui nad hakkavad kasvama, siis nad hakkavad sibulat toitma ja siis väetame. Aga sügisel me ei väeta, jah. Võt. Aga ma tänaseks lõpetan, kui tekib veel küsimusi, siis kirjutage julgelt siia kommentaaridesse ja kohtume siis jälle järgmisel esmaspäeval. Ilusat nädalat sulle!